Tere! Arvutitark jätkab teekonda IT-maailmas. Tere! Täna läheme me külla, nagu lubatud, oma ala spetsialistidele arvutiturbe vallas firma Kaspersky Eesti esindusse, kus meid ootab vastustega Igor Zujev. Samuti alustame me ühe korraliku mänguri arvuti ehitamist ja seletame, mida valida ja kuidas valida nende kaupade hulgast, mis meie turul lainetena üle löövad. Need on kaks sellist peamist teemat tänases saates, aga tuletame meelde ka, et kui teil, head televaatajad, tekib küsimusi arvuti kasutamise osas, siis võite meile kirjutada. Ei ole põhjust salata, meil on juba ka helistatud, aga kirjutada võite meiliaadressil tv@arvutitark.ee. Nüüd aga tänase saate teema juurde, nagu lubatud, arvuti turvalisusest ja mis on see esimene asi, mida ma pean teadma, et tagada oma arvutile turvalisus? No ütleks kõige esimesena asjana peame me oma arvutisse kaasa soetama modernse ja töökindla turvatarkvara. Selleks läheme küsime nõu oma ala spetsialisti käest. No turvalisus on juba aastaid olnud number 1 vahelduvõiduga. Objektiivselt öeldes võib-olla mainiks, et me oleme juba mitmeid aastat olnud pidevalt top 3-s. Mis puudutab nüüd Eesti situatsiooni, siis Kaspersky on juba vähemalt 5 aastat järjest olnud vaieldamatult number 1. Kust kohas on suurem osa viiruseid tulnud või rünnakuid, siis jah, Aasia, Venemaa, Brasiilia, Ladina-Ameerika, viimasel ajal on kuulda ka Aafrikast pärit viirustest. Kas tasuta viirusega saab hakkama selle antiviirusega või millised on tema puudujäägid võrreldes nüüd ütleme nende pro-versioonidega? Tasuta antiviirustest rääkides oli just eelmisel nädalal ühel konverentsil üks väga hea katsetus. Nimelt ühele tasuta antiviirus kasutatavale arvutile oli siis installitud tasuline Kaspersky versioon ja tasuta antiviirus ei tundnud ära, et mingisugune teine konkureeriv lahendus hakkas nii-öelda oma tegevust aretama arvutis. Ehk siis põhimõtteliselt tähendab seda, et tasuta antiviirused kahjuks ei ole piisavalt efektiivsed. Väga suur puudujääk vist on ikkagi nendes väga levinud pihuseadmetes, olgu need tahvlid või siis ütleme nutitelefonid, mis töötavad siin Androidil ja paljud arvavad, et seal ikkagi midagi ei juhtugi. Kuidas sellega nüüd olukord on? Ei no juhtub igal pool, et nii kaua kui see tahvel või siis nutitelefon ei ole ühendatud internetiga, siis ta on tavaline telefon tegelikult. Nii kui ta saab nii-öelda internetiühendust, siis elu läheb käima. Eriti pööraksin tähelepanu sellele, et oleme alati rääkinud, et Eestis on suhteliselt turvaline internet igal pool. Sellepärast, et riik on teinud ikka päris korralikult tööd selle nimel. Aga nii kui nutitelefoni või siis tahvelarvutiga või sülearvutiga jõuab kasutaja kuskile välisriiki, siis asi muutub oluliselt ohtlikumaks. Internet security on nagu ka ütleme arvuti siseelu mitte väga hästi tundvale inimesel küllaltki hea lahendus. Meil üks kuulaja isegi juba küsis, et kui ta on selle peale pannud ära installeerinud, kas ta siis võib olla muretu, kuidas käitumine siis peaks välja nägema? Peaks ikka arvestama sellega, mida internet security tüüpi lahendus näiteks ütleb, millest hoiatab. Kui tädi Maali kasutab teatud veebilehekülge ja Kaspersky hakkab karjuma, et seal on midagi valesti, siis tädi Maali võib ka eirata seda hoiatust ja minna nii-öelda edasi sügavamale. Ja see tekitabki probleemi. Inimesel on antiviirus, aga veebileht viskab tal üles hoiatava ekraani suured punased kirjad, sul on see ohtlik troojakas, teine ohtlik troojakas. Et mida sellisel puhul teha? Kas inimene peaks ütlema, et kui mul on ikka turvatarkvara, ära vajuta midagi, ignoreeri? Siis loomulikult seda tuleb lihtsalt ignoreerida. See on ainuke soovitus. Pigem soovitaksin isegi, et aken kinni panna. Ei ole vaja vajutada ei no ei yes nupule, isegi mitte ristile, et lihtsalt see aken kinni panna. Igasugused reklaamvarad, igasugused ädvared, siin ütleme, nimetame kas või need ASK toolbarid ja Delta toolbarid ja muu selline saastvara. Nad on väga tüütud, aga nad ei kuulu otseselt viiruste alla. Kas neid ei kõrvalda ära oma lahendusega? Tegelikult Kaspersky Internet Security abil on võimalik blokkida kõik need hübikaknad ja bännerid. Ja mis puudutab siis neid toolbaare, sest tõesti ma olen ise näinud
selliseid arvutiekraane, kus on 10 rida neid toolbar'e. Et selles mõttes, et jah, tasub vaadata alati seda, mida pakub siis ühe või teise lahenduse, rakenduse või siis opsüsteemi allalaadimine. Jah, toolbar'id on üks levinumaid asju, lisaks sellele pakutakse ka antiviiruseid allalaadida, mis tekitab tegelikult ka konfliktseid olukordi juhul, kui arvutis on juba installitud mingisugune teine lahendus. Nii et kindlasti tuleb vaadata ja kuhu me neid linnukesi paneme, mida me alla laadime. Aga nüüd me vaatame, on meil laua peal siin Kaspersky Internet Security, Kaspersky antiviirus. Üks on natuke kallim, teine on natuke odavam, et mis nende vahe on ja mida inimene peaks eelistama? Et antiviirus sobiks paremini võib-olla inimestele, kes oskavad seadistada arvutit, kes oskavad käituda internetis, kes teavad natukenegi informatsiooni potentsiaalsetest ohtudest ja nii edasi. Internet security tüüpi lahendus on siis optimaalselt seadistatud juba vaikimisi, see tähendab seda, et kui nimetame siis seda inimese tüüpi võib-olla võhikuks, et kui võhik paigaldab siis internet security tüüpi lahendust endale arvutisse, siis ta võib täitsa vabalt rahulikult magada. Aga siin alates sellest aastast on siis selline vahe veel tekkinud, et antiviirus tüüpi lahendus sobib ainult Windows arvutitele ja Internet Security on paigaldatav siis nii Windows arvutile kui ka Androidile ja Macile. Et seda on võimalik osta nii karbis kui ka elektrooniliselt ehk siis e-poest ja seda siis igal pool üle Eesti. Saadaval on siis litsentsid ühele arvutile, 2, 3, elektrooniliselt oli saadaval ka 5 arvutile. Nii et selles mõttes, et mis tahes kombinatsioon, mis tahes kogusele saab ilusti kaitstud vastavalt siis kliendi soovile. Nüüd on meil võimalus ja ka põhjust rääkida, Veiko, ühel sinu lemmikteemal, arvutimängude teemal. On mul õigus või? No ütleme jah, MMO-de teemal on minu teema, aga üks küsimusi, mida on väga palju meile esitatud, on see, kuidas valida arvutit, et saaks korralikult mängida. Mida ja kuidas valida? Läheme me nüüd ühte arvutitarga esindusse ning alustame korraliku mänguarvuti ehitamist. Aga enne kui me sinna läheme, räägi, et kui suur on üldse nõudlus selliste arvutite järele, et kui palju neid mängureid meil on? Miks ütle väga palju? Kui me hakkame ütleme siis niiviisi, et enam-vähem kõik poisslapsed, ütleme vanuses 10 kuni 60 või 70 aastani on nii või teisiti huvitatud mängimisest ja kui vaadata, siis see ei ole enam laste meelelahutus. Näiteks USAs hinnatakse keskmiseks arvutimängurite vanuseks juba 35 ja peale aastat. Ning samuti, no ma ütlen küll poiste, aga... Ja tüdrukud ju mängivad ka. Ja, näiteks ütleme, mis on uuringuid tehtud juba siis need MMO-d ehk võrgu mitmikmängud, seal on juba naissoost kasutajate arv ületanud 25% ja näitab ainult kasvutendentsi. Ja et ühte sellist mängu mängida, selleks siis läheme ehitame ühe väga hea arvuti, jah? Jah. Me oleme nüüd tõelise arvutispetsi juures ja nagu ma aru saan, algab arvutiehitus kohe nüüd. Ja selleks, et nüüd üks arvuti kokku saada, on vaja 3-4 kindlat komponenti või oluliselt rohkemat, aga meie esimesed komponendid on siis millised, mis on välja valitud? Ütleme siis jah, arvuti põhikoostiseks tuleb siis emaplaat, protsessor ja mälud. Et see annab meile töötav arvuti selles mõttes. Protsessoritest rääkisime, emaplaadist veel mitte, aga muidugi ka korpus, jah? Ja need on siin väga paljud asjad, mis veel juurde tulevad, siin graafikakaardid, aga sinna me veel jõuame lähimate saadete juures. Samas see korpus tundub mulle nagu erakordselt atraktiivne ja ilus, et kas viimasel ajal ongi sellised, et mina olen harjunud koledate hallide kastidega kusagil toa nurgas. Ütleme nii, et korpused on kõvasti huvitavamaks ja ilusamaks läinud viimasel ajal just, et on tulnud valgeid korpusi kõvasti müügile ja disain on kenamaks läinud. Meil tuleb siin üks väga hea mänguarvuti ja väga ilusa väljanägemisega. Seda ei ole vaja häbenedes kuskile laua alla peita või ta võib uhkelt troonida monitori kõrval ja olla aukohal laual. Jah, aga võtame siis nüüd mälud ette, et ütleme mälude koha pealt kõige lihtsam variant on siis 4-gigane komplekt, et praegu vast kõige odavam ka lahendus
aga me arvame, et mänguri arvuti jaoks oleks siis võib-olla vaja natuke rohkem mälu ja siis selleks sai valitud 8-gigane komplekt, mis on küll ilusate punaste radikatega. Ja ütleme, ekstreemsemal juhul on siis palju kiiremad mälud ja ühtlasi on siis rohkem, siin on 16 gigabaidine komplekt, et see võib-olla sobib siis ekstreemsetele mänguritele, et ei ole tingimata vaja tavaarvutisse seda. No nüüd oleme välja valinud protsessori, oleme valinud mälud, aga need peavad kõik kuhugile peale minema, meil peab olema tsentraalne baas, kuhu me selle arvuti üles ehitame ja selleks on meil emaplaat. Mida sa siin pakud meile? Nii, kõigepealt me vaatasime ühte pisikest emaplaati, aga mõttes jäi, et võib-olla mänguri arvutisse jääb veidi puudu sellest ja seetõttu siis valisime MSI-lt spetsiaalse mänguritele suunatud toote, mis on siis P85G43 gaming emaplaat ja sellel on siis teatud lisafunktsioonid, mis on mänguritele suunatud, nagu spetsiaalne võrgukaart näiteks. Ja kuna me valisime protsessori, millel ei ole eraldi jahutit kaasas, siis tuli see ka eraldi valida meil ja selleks siis sai selline jahuti ja ventilaator on siin nüüd ka eraldi, see tuleb hiljem siis juurde veel külge kinnitada talle. Ja jahuti paigaldus on küllaltki lihtne. Selline raam kinnitub emaplaadile ja jahuti selle külge. Kindlasti tuleks jälgida, et termopasta oleks. Termopasta on siin eelpaigaldatud sellele jahutile. Termopasta kannab siis soojust protsessorilt üle jahuti peale, mis hajutab seda laiali. Ja nüüd on siis jahuti peal. Ja lisaks tuleks siis panna veel mälud ka emaplaadile. Aga nüüd sa mälud panid 2 pesasse 4. Kas siin on mingi reegel ka, mida peab jälgima? Et mälud tuleks siis paigutada ühe mäluse vahega, kui on kokku 4 pesa, sellepärast, et siis nad töötavad paaris oma vahel. Ja see annab kiirust juurde ju, eks ole? Jah. Arvuti süda on meil nüüd valmis ja mulle kõrvaltvaatajana jäi küll mulje, et seda on imelihtne kokku panna, kuigi ma ise ilmselt sellega hakkama ei saaks. Aga ega tegelikult see ei olegi nii keeruline ja täiesti tavaline inimene saab ka sellega hakkama. Ainult, et nüüd siis oleks arvuti südamele vaja ka kodu. Aga sellest, kuidas valida korpust ja toiteblokke, räägime juba järgmises saates. Kõrvaltvaatajana võis küll praegu jääda mulje, et see arvuti kokkupanemine on imelihtne. Ega ta väga raske ei ole. Ja üks tehnikahuviline teismeline saab sellega vabalt ise hakkama. Ja kõiki vajalikke komponente ja ka nõu saab arvutitarga esindustest. Tänase saate teemad ongi nüüd läbi saanud ja võib-olla väike sissejuhatus veel järgmisesse. No meile laekunud küsimustega Microsofti XP, Windows XP saatuse kohta läheme me järgmises saates külla Microsoftile ning jätkame arvuti ehitamist, mis meil pooleli jäi. Ja meeldetuletuseks ikka, et kirjutage meile aadressil tv@arvutitark.ee. Telefonikõned, mis meile on tulnud, ma tooksin ühe välja. Helistas pensionär Helvi, kes küsis tahvelarvutite kohta ja tõsine probleem, et kuidas õppida eakal inimesel kasutama tahvelarvutit. Mitte keegi, mitte kusagil ei õpeta, kuigi üks koht on olemas. Tallinna Keskraamatukogus on tunniajased kursused, aga selle jooksul ei saa eriti seda kasutamist selgeks. Aga viime läbi uuringud või anname mõnedele arvutiharidust andvatele firmadele idee, et nõudlus on. Nõudlus on väga suur ja tegelikult pensionärid pidid päris palju ostma tahvelarvuteid, seda enam, et nad on ju aina soodsama hinnaga. Jah, nii et ka neid võite meie juurde vaatama tulla. Arvutitarka. Jah. Aga täna on meie saade läbi saamas. Aitäh vaatamast! Kohtumiseni järgmisel nädalal järgmises saates.